Tere! Juudi tarkade kommentaarid nädala peatüki Hukat kohta seletavad, et kõrves on juute kaitsnud aupilved, mis olid olemas tänu Aaroni teenetele. Kaevas, mis andis juutidele 40 aasta jooksul värsket vett, oli olemas tänu Mirjami teenetele. Ja manna, mida juudid said korjata igal hommikul ja mis andis neile sööki terveks päevaks, oli olemas tänu Moose teenetele. Kui Mirjam ja Aaron surid, koos nendega kadusid ka aupilved ja kaevas. Hiljem nad tulid tagasi tänu Moose teenetele. Kõik lood, mis ilmuvad Tooras ja mitte ainult käsud, pakuvad õpetust meie igapäevaelu jaoks. Seega ka antud lugu aupilvede, kaevase ja manna kohta peaks pakkuma meile õpetust ja juhiseid. Kõigepealt peaksime vaatama, milles seisneb nende imete mõte. Aupilved kaitsesid juute kõigist 4 suunast, tapsid madusid, mis elasid kõrbes, tasandasid mägesid, pesid ja triikisid riideid. Aupilvede ülesandeks oli kaitsmine välistest ohtudest. Manna oli seotud söögiga. Süües mannat oli võimalik tunda igat maitset, mida inimene soovis tunda. Manna ülesandeks oli mõjutada juute seestpoolt. Kaevas, mis annab vett, ei ole iseenesest seotud söögiga. Vee eesmärgiks on viia toiduaineid kõikidele organitele kehas. Nii on ka Tooras olemas kõik 3 aspekti, mis on seotud aupilvedega, mannaga ja veega kaevasest. Tooras on olemas sisemisi aspekte, on olemas aspekte, mis kaitsevad välistest ohtudest ja Toora viib neid 2 esimest aspekti kõikide juutideni. Toora tuleb heebreakeelse sõnast hora, mis tähendab õpetus. Toora õpetab, kuidas inimene peaks oma igapäevases elus käituma ja see on õpetus, millest inimene peaks aru saama ja mida ta peaks kasutusse võtma, et teada, kuidas peaks käituma tema ja tema perekonna liikmed. Toora sarneb mannaga selle poolest, et manna maitse ja viis, kuidas seda tuli korjata, sõltus inimese vaimsest tasemest. Kui inimene oli õiglane, siis igal hommikul leidis ta oma päevase portsjoni mannast oma telgi sissepääsu juures. Kui inimene oli patune, siis ta pidi kõndima pikka teed, et oma mannat korjata. Ja kõik nägid ja said aru, miks ta peab nii kaugele minema. Sama kehtis ka manna valmistamise kohta. Õiglased inimesed said mannat kohe süüa. Patused pidid seda kõigepealt jahvatama jahvatuskiviga. Sama kehtib ka Toora puhul. On selliseid, kes täidavad oma Toora õppimise kohustust, öeldes palvetus Shema Israel hommikul ja õhtul. Ning on olemas selliseid, kes õpivad Toorat hommikust õhtuni. Toora sarneb aupilvedega selle poolest, et see kaitseb juuti välistest ohtudest, kui ta peab minema õue, välisesse maailma, kõrvesse, kus elavad maod ja skorpionid. See, mis kaitseb juuti, on tema valmidus ohverdama ennast Jumala nimel ja seda suudavad teha kõik juudid, sõltumata nende vaimsest tasemest. Selleks, et aupilvedega ja mannaga seotud aspektid jõuaksid igaüheni, on vaja vett, mis viib vajalikud elemendid kõikide kehaosadeni. Vesi symboliseerib Toorat, mis tuleb kõrgemast kohast ja siseneb kõikidesse madalamatesse kohtadesse. Toora, mis on Jumala tarkus, tuli alla ja riietus meie materiaalse maailma aspektidesse selleks, et kõik juudid, sõltumata nende õppimisvõimekusest, saaksid sellest kasu. Nüüd jõuame ka arusaamiseni, kuidas aupilved on seotud Aaroniga, kaevas Mirjamiga ja manna Mošega. Moše on truu karjane. Isegi siis, kui ta karjatas oma naise isa lambaid Midjanis, hoolitses ta selle eest, et igaüks saaks temale sobiva sööki. Väike lammas sai õrna rohtu, paksem lammas kõvema rohtu. Nii ka mannat sai iga juut vastavalt tema vaimsele tasemele. Ja seega on manna seotud Mošega. Aaron armastas loomeid. Isegi selliseid inimesi, kelle kohta ei saanud öelda midagi enamat kui see, et nad on Jumala loomed.
Kuna Aaron armastas kõiki ja ei teinud inimeste vahel vahet, siis temaga on seotud aupilved, mis ümbritsesid kõiki juute, isegi neid, kes võtsid endaga Egiptusest kaasa iidoleid. Olles veel Egiptuses, tegeles Mirjam peamiselt väikeste lastega. Koos oma emaga Johevidiga oli ta ämmaemand, kes päästis juudi lapsi karmidest Vaarao käskudest. Ta oli valmis ennast ohverdama selleks, et päästa lapsi, kes pärast said Toorat Siinai mäel. Selle tõttu on temaga seotud kaevas vesi, mida eesmärgiks on võtta Toorat ülevalt ja viia see kaugemateni laagri äärteni. Kui Aaron ja Mirjam surid, kadusid aupilved ja kaevas. Nad tulid tagasi ainult tänu Moše teenetele. Sellest võib teha järelduse, et Moše pidi hakkama täitma uue ülesande. Kuna Moše oli truu karjane, siis ta ei saanud enam tegeleda ainult oma peamise rolliga, mannaga, vaid pidi võtma enda peale ka täiendavaid ülesandeid, mis olid seotud aupilvedega ja veega. Selles seisnebki truu karjase mõte. Kui olukord hakkab seda nõudma, on ta valmis panema oma huvid kõrvale ja ohverdama ennast juudi rahva nimel. Kui on vaja tuua lähemale juuti, kes asub kõige madalamal tasemel, siis truu karjane paneb kõik oma tegevused kõrvale ja hakkab õppima selle juudiga alfabetti, kas Toora ja käskude aluseid või sõna otseses mõttes heebrea alfabetti. Mõni võiks öelda, et truu karjane on preester, koen, mida ta teeb surnuaias, kuna patuseid nimetatakse surnuteks. Mõni võiks öelda, et truu karjane on tark. Miks tegeleb ta kaotatud asja tagastamisega? Tema peaks õpetama teisi juudi rahvajuhte, kuidas rahvast teenida parimal viisi. Kuid hetkel, kui ei ole kedagi teist, kes saaks sellega tegeleda, paneb truu karjane kõik oma asjad kõrvale ja tegeleb juutidega, kes ei ole tema tasemel. Raamatus Taania on öeldud, et iga juudi hinges on Moše hingesäde. See tähendab, et iga juudi ülesandeks on tuua tagasi aupilved ja kaevas, kui need läksid mingil põhjusel kaduma, isegi kui tundub, et see ei ole tema asi. Isegi kui inimene võib arvata, et tema jaoks ei ole mingisugust ohtu, kuna tema on õiglane ja Jumal kaitseb teda, siis ei pruugi olla nii teiste juutide puhul. Seega, kui puuduvad Aaroni aupilved ja Mirjami kaevas, peab ta panema oma tegevused kõrvale ja tegelema teiste juutidega, tõmmates neid Jumalale lähemale. Siis ka Jumal tõmbab teda ja tema lähedasi endale lähemale ja nii täitub öeldud salmis. Ehitage mulle pühamu ja ma hakkan elama nende seas, ehk kogu juudi rahva seas. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!